tulemast vaatama järjekordset osa Muutus läbi armastuse. Mina olen Kristina, olen maagilised taipamised Facebook-grupi looja, olen ettevõtja, olen naine, olen life ja success coach, olen ka transformatsiooni coach. Seega, mul on hästi hea meel siin teie juures taas kord olla ja ütle mulle tere, kui sa oled siia vaatama jõudnud. Nüüd Muutus läbi armastuse on lühilaivide sari, mis tähendab seda, et need laivid on siin lühikesed 10 ja kõige rohkem 15 minutit. Et proovin mitte lobisema jääda ja hoida teda sellise pisikese ampsukesena. Ja läheme tänase teema juurde. Tänane teema on tegevuskava koostamine. Ja ma arvan, et võib-olla see siis ei tulnud ka suure üllatusena just sellepärast, et kui me 2 nädalat tagasi rääkisime kuldkalakesega ehk siis panime paika oma eesmärgi, siis eelmisel nädalal me rääkisime visiooni loomisest. Seega, kui meil on nüüd visioon olemas ja eesmärk on olemas, no mis siis saab olla see järgmine samm? Absoluutselt panna paika enda tegevuskava. Tere Maarja, tere Kadri, nii tore, et te siin olete. Ja sa võid ka, kui sa siin juba oled minuga kaasa rääkimas, siis ütle mulle, kas sul on oma visioon kirjutatud. Et päriselt välja kirjutatud, et mitte siis lihtsalt enda peas, vaid päriselt füüsiliselt kirjutatud paberile või märkmikusse. Nüüd, miks üldse kirjutamine on oluline? Et see on nii huvitav, kuidas praegu, kui ma olen passion testi materjal omandamas, siis ka seal on kirjas täpselt samamoodi, et kõige esimesena tuleb üldse asjad enda mõtetest saada paberile. Ehk siis kõik asjad hakkavad esimesena vormuma meie mõtetes. Seejärel me võtame enda mõtetest välja ja paneme paberile kirja, et ta saab ka juba esimese füüsilise vormi siis sõnade näol. Ja seejärel me hakkame seda siis looma siia samma füüsilisse maailma. Et see on nii huvitav, et kuidas kõik see enese arengumaailm viib justkui sinna taaskord alguspunkti, et pane kirja, mida sa tahad. Seega on ikkagi oluline saada need mõtted ka paberile kirja. Nüüd, kui sinu visioon on paberil, siis nagu ma ütlesin, tuleb teha ka tegevuskava, et sinna poole hakata liikuma, sest niisama istudes ja oodates, et midagi jõuaks sinuni, kahjuks see nii ei toimi. Ja mõnikord isegi õnneks, sest kui tuua taaskord lihtsalt näiteks elevant ja mõelda, kui sa mõtled elevandile, et tahaks nii väga näha elevanti ja elevant sul plõksti ongi sinu kõrval, siis see ei oleks üldse nii tore. Et mõnikord tuleb anda ka idanemise aega enda unistustele, et nad saaksid võtta siis vormi ehk siis teostuda. Aga läheme nüüd tegevuskava juurde. Kui sul on nüüd visioon kirjas, siis vaata seda sellise pilguga, et kas seal on ka need samad 3 soovi, mis sa kirjutasid siis kuldkalakesele ehk siis sinu eesmärgid, kas need on ka seal kenasti välja toodud. Ja kõige olulisem tegevuskava juures ongi see, et need samad eesmärgid, mis sa endale välja valisid, oleksid hästi konkreetsed. Ehk siis midagi, mida sa saad päriselt mõõta või et oleks siis mõõdetav. Ehk kõige kergem on tavaliselt mõõta numbrilisi näitajaid. Ehk siis, kui sul on ükskõik, kas siis rahasumma, on see kaalunumber või jälgijate arv või mis iganes number, siis seda on kõige kergem kontrollida, et kas see on täitunud. Ning samuti ka igasugused füüsilised asjad, et ma ei tea, maja, auto, korter on ka täiesti selline füüsiline, kergesti mõõdetav. Ehk siis ta on kui see täitub, on ta reaalselt olemas.
või ka siis kogemused, et mõni reis, spa külastus, muuseumi külastus, kontserti külastus, et midagi sellist, et selline teistsugune kogemus, et kui see on sul olemas, siis sa tead, et see on täitunud. Ehk siis number 1, enne kui hakkad üldse tegevuskava tegema, et sinu eesmärgid oleksid väga selged ja konkreetsed. Nii, erilane vabandust. Nii, ja siis teiseks, et kui sa vaatad nüüd enda eesmärke ja kui nad on nüüd sul konkreetsed, siis mida me nüüd teeme, on taaskord teha üks lühikene visioon. Ehk siis ma soovitan sul teha 3 kuu visiooni. Et kui sa vaatad enda suurt visiooni, siis see on pikaajalisem ja nüüd mõtle selle peale, et sa sinna poole liiguksid, kus sa tahad olla 3 kuu pärast. Kirjuta see välja, see on siis lühem variant pikast visioonist. Seejärel 2 kuu oma ja seejärel 1 kuu oma. Ehk kus sa tahaksid olla, ütleme oktoobri lõpuks. Kui me räägime siis tänase seisu, kus sa tahad olla oktoobri lõpuks? Kui sul on see pilt selge, et kus sa oled oktoobri lõpus, siis sa saad hakata seda tükeldama ja mõtlema, milliseid samme ma saan täna teha, et sinna poole päriselt liikuda. Ehk siis see ongi see, kuidas sa saad valmis enda tegevuskava. Ehk mis on need sammud täna, mis sa saad teha, et sinu 1 kuu eesmärk oleks täidetud. Ja seejärel, kui me jõuame oktoobri lõppu, sa saad võtta kätte selle sama, mis sa täna kirja panid, et kus sa oled 3 kuu pärast, 2 kuu pärast, 1 kuu pärast, vaadata, mis on sinu selle teise kuu eesmärk, kus sa tahad olla novembri lõpuks, et mis samme sa siis pead tegema. Ja nii see rong või see pall veerema hakkabki. Nüüd, mis on veel oluline, on see, et seal oleksid tähtajad ja sellepärast ma tõin ka siin välja praegu, et tee seda näiteks 3 kuu lõikes, et kus sa tahad olla 3 kuu pärast, 2 kuu pärast, 1 kuu pärast, sest siis sul on kindel kuupäev juba juures, millal miski on tehtud ja ka need samad sammud, mis sa sealt paika siis saad, on juba sul tähtajalised. Seega sammuline visiooni loomine ja sinna tähtajaline siis ka nii-öelda kuupäev taha. Ja edasi vaata üle, millised on sinu ressursid, et neid samme täita. Kas sul on piisavalt teadmisi, kas sul on tööriistasi, et neid sammud ära teha või on ka ressursina inimesed, et kelle poole sa saad pöörduda, et nad saaksid aidata sul mõne sammu nii-öelda ära siis teha. Et vaata ka sellise pilguga üle oma tegevuskava, et keda ja mida sa saad siin kasutada, et liikuda enda suurepärase elu suunas. Ning viimasena punktina tegevuskava juures, mis ma tahan välja tuua, on see, et vaata pärast analüüsi, kuhu sa oled jõudnud ja seda on hea teha iga kuu lõpus, et näha, kas need sammud, mis on sind täna siia toonud, kas need päriselt aitavad edasi liikuda või tuleks midagi korrigeerida, sest meie tulemused annavad meile vihjeid, kas me päriselt liigume enda unistuste elu poole, kas me päriselt liigume enda eesmärgi poole. Ehk siis kordan, sinu tulemused annavad sulle vihjeid, kas sa oled õigel teel. Ja seepärast ongi oluline teha ka vahepeal tagasi analüüsi ehk siis ühendada need punktid, et kas sinu teekond on ikka õigel rajal. Ja kui sa näed, et mõni tegevus või mõni samm ei ole sind edasi viinud, siis sa saad selle ära muuta, sest ei ole mõtet ju teha sama asja uuesti järgmisel kuul, kui see ei ole sind edasi viinud. Ehk siis ka siin enda sammudes saad ennast korrigeerida, vaadata äkki mõned teise suuna, et mulle hästi meeldib taaskord tuua nii-öelda kas suunavaliku juures näiteks Tallinna kesklinnas toimunud teetööd, et kui on ikkagi vaja saada näiteks Piritalt Mustamäele, siis no mis sa teed, tuleb ikka läbi selle kesklinna ka kuidagi saada.
ja ega see ei tähenda seda, et ma siis jätan minemata, siis tuleb leida lihtsalt see teine tee. Seega ära karda takistusi, mis sinu teele tulevad ja kui sa näed, et mõni koht ei ole teinud, siis mõni samm ei ole viinud sind edasi, siis lihtsalt muuda seda. Ükski samm ei ole kivisse raiutud ja ükski eesmärk ei ole ka muide kivisse raiutud. Ehk siis kuna me ise areneme ja kasvame, siis ka meie eesmärgid saavad areneda ja kasvada. Vot selline lühike ampsukene siia tänasesse neljapäevasesse päeva jälle ja liigume ikka oma eesmärkide ja unistuste poole läbi armastuse. Aitäh sulle, et sa olid siin vaatamas ja kohtun sinuga juba järgmisel nädalal. Aitäh sulle ja tšau!